Lugupeetavad Eestimaa mineviku, oleviku ja tuleviku huvilised, mul sai sel aastal täis 3/4 sajandit ja see tähendab ka konservatiivsust ja ma kasutaks praegu vähe kasutatavat grahhoprojektorit. Kõigepealt siis vaatame rahvastiku püramiidi. Veel uuemat ei saanud sellepärast, et Eesti Statistikaamet kolib Rahvusraamatukogu tagant sinna Tatari 51, mis on suur vägev maja. Teoreetiliselt nad hakkavad esmaspäeval tööle, aga ma arvan, et ei hakka, sest eile olid veel töömehed elu eest töötasid. Ja mida me selles näeme? Kõigepealt vanusegrupis siin 20-24, see on siis, kus oli buum seoses iseseisvusliikumisega ja sündimuse vähenemine seoses sellega, et olid raskused, pettumused ja muud ja et asi on veidi paremaks läinud nüüd 0–4-aastaste grupis. Võrdluseks vaataksime veel varasemat seda rahvastikupüramiidi, see on siis aasta 1934. Siin näete selgesti Esimese maailmasõja ja Vabadussõja kaotusi, aga nüüd järgmisel enam seda näha ei olnud, sest Vabadussõja, Esimese maailmasõja ja enamus Teise maailmasõja veterane on ära surnud ja läinud igavestele jahimaadele. Edasi vaatame, kuidas jaguneb rahvastik soo ja vanuse järgi. No põhiline on selles, et 30–34 vanuses on veel napp meeste ülekaal ja järgmises vanusegrupis hakkab juba naiste ülekaal küllaltki kiiresti suurenema. No selle peamiseks põhjuseks on muidugi naiste kasvuks keskmise eluea ligi 10 aastat pikem olek, aga siin mõjub ka see, et kuigi poisse sünnib parasjagu rohkem, on nende mängud ja tegevused, tähendab, neid sureb juba alla aastanurge, mis näitab, et naised on bioloogiliselt tugevamad juba algusest peale. Peale selle mängude käigus noormehi sureb järjest rohkem ja me teame, et ka rahuajal nõuab armeeteenistus, päästeteenistus, politsei ja sellised karmimad elukutseid omajagu ohvreid. Tähendab, naiste linna suundumine esines tugevasti juba nõukogude ajal, sest linnas pakuti tööd teenussfääris, mis Nõukogude Liidus oli sügavalt maha jäänud, kuigi Eesti teenussfäär oli meie mõõtmatul kodumaal üks arenenud nagu paljud muud asjad ka. Ja veel üks erinevus. Kui mina õppisin koolis, see oli 40. aastate teine pool ja 50. aastate esimene pool, siis kui mõni tütarlaps jäi õnnistatud olukorda, siis ta pidi õhtu kooli minema, et jätkad. Aga Nõukogude võimu viljastavates tingimustes tuleb mul konkreetne näide meelde. Põlva kolhoos oli hästi tuntud oma tulemuste poolest ja nagu
praegu ja ka varem meeste haridustase on viimased 120 aastat olnud naiste omast madalam ja konkreetselt Põlva kolhoosi traktoristid, autojuhid, et nendele meeldivad neiud ei läheks sinna, panid nad õnnistatud olukorda, aga aeg oli oma töö teinud ja Põlva kooli juhtkond laskis nendel kooli lõpetada ja kes oli tahtejõuline, läks sinna või kui nad kooselu ei sobinud, aga seal oli siis meeste ja naiste proportsioon suhteliselt hea. Nüüd, kui vaadata, kes praegu välismaale rohkem lähevad, need on ka naisterahvad kui mehed ja ametid on mitmesuguseid, ütleme kalkuni kitkumisest kuni õppejõuni kuulsates välismaa kõrgkoolides välja. Ja siin on teatud erinevused ka rahvuste ja rahvusgruppide viisi. Kui internatsionalistid nii siin kui mujal tegelevad rohkem prostitutsiooniga näiteks, mis on muidugi taunitav, siis aborigeenid, lätlannad, eestlannad paistavad silma sellega, et nad Iirimaal siis Küprosel ja mujal abielluvad hindude, araablaste, neegritega ja statistika näitab, et enam see ei ole mitte seotud armastusega, vaid täiendava raha teenimisega, samal ajal suurendatakse Euroopa Liidule reeglina mitte väga vajalikke inimesi, nende arv. Nüüd, kuna rahvustest oli juttu, vaatame, kuidas on siis Eesti põhirahvuse arv muutunud 1881 kuni nüüd praktiliselt tänapäevani välja. Eestlaste arv sellel territooriumil on alati olnud veidi väiksem kui 1 000 000 ja muidugi, kui võtta aasta 1941, mil meie maale jõudis sõda, sel ajal oli eestlaste osatähtsus 90% rahvastikust ja see tõusis veelgi seoses umbes 20 000 sakslasega lahkumisele Umsiedlungi käigus. Ja nüüd eestlaste arv sõjajärgsel perioodil, nagu te näete, kasvas, kuigi väljarendamist lääne poole ei saanud toimuda või toimus erandkorras, sest näiteks punalaevastikust oli ette nähtud, et parem kui mehed ei oska ujuda, sest siis nad võitlevad viimase mürsuni ja ei tekita kiusatusi läänerandadest mööda sõita. Ning siis, kui me seda liini mööda edasi liigume, siis väljarändamine ei ole kõikjalt ühesugune. Ta on väiksem Eesti suurimatest keskustest ja nende ümbrusest, see on Tallinnast, Harjumaalt ja Tartust ning loogiline oleks, et Tallinnast, no kuna on lähem, seal 80 kilomeetrit, kõige rohkem läheks inimesi välja Tallinnast, aga ei lähe, vaid see on siis Tallinna lähitsoonist Hiiumaast Lääne, Rapla, Järva ja Lääne-Virumaani on rohkem, aga kõige rohkem on siis vanalt äält Liivimaalt, Saaremaalt, Pärnu, Viljandi ja Jõgevamaalt ja Võrumaalt. Ning
selle liikumise põhjus ka Tallinnast ja Tartust eemale on küllaltki erinev. Setumaa on silma paistnud sellega, et on loonud head tingimused suurematele peredele maal elamiseks ja see on ka sealsete koolilaste arvule ja muudele näitajatele küllaltki soodsalt mõjunud. Ja kuna muidugi härra Raukas on põhimees sellel alal, aga kuna põlevkivi saab kasutada ka õlide tegemiseks, nagu enne sõda tehti, ja õli kohta veel nii, võib-olla mina kui teatud määral militarist, et ei õnnestunud Punaarmeel õhku lasta kiviõlitehaseid. Teatavasti kaevandused rajati Inglise kapitaliga ja õlitehased nüüd Saksa kapitaliga ja sellel oli eriti Saksa Kriegsmarine jaoks väga suur tähtsus, sest see õli, mida läks laevadel vaja ja mida toodeti seal kiviõlis, see oli raskem ja kui allveelaev sai pihta, siis ei olnud teda seda õlilaiku näha, nagu muude õlidega võis juhtuda. Nojah, ja selle sama Eesti õlitööstuse taset terveks jäänud Kohtla-Järvel ja Kiviõlis ja mujal iseloomustab see, et Armeegrupp Nord sai poole bensiinist ja õlidest just Eestist ja see oli ka üks põhjus, miks nii kaua peeti Narva, Joonelsi nimel ja mujal vastu, aga see kõrvalpõikena. Nii et kuna need CO-maksud lähevad suuremaks, siis ilmselt tuleb püüelda, et kuni 20% saaks tuuleenergiat, puidust ja võsast 20% ja turvast, biogaasist ja päikesepaneelidelt umbes sama palju. Kuidas siis asjad lähevad Eesti Tallinnast kaugematest piirkondadest? Kuna ma suve teise poole suvitasin Jõgeval, siis vaatamata sellele, et ka seal on rahvastiku arv vähenenud maksimaalselt 8500 inimeselt 5500-ni, jättis see linnakene turvalise mulje. Linnavalitsus hoolitseb selle eest, et nõukogude ajal suurte keldriakendega ja kehvasti nüüd soojustatud majadele need aknad tehakse 75% vähemaks, oluliselt tugevdatakse ka siseseinu ja väljapoole on pandud 5-sentimeetrine senine kunstmaterjal, mingi plast ja selle peale veel 2 sentimeetri paksune karekummikiht. Ja selle eest ei tule elanikel ega majakooperaatoritel maksta, vaid seda on plaani võtnud siis see linnavalitsus. Ja siis Jõgeva kasuks räägib ka see, et ta on Tartu kultuuriruumis ideaalne, isegi praegu on rongiliiklus, kiirrong sõidab Tartusse 36 minutiga, Tallinnasse 1,5 tunniga ja kui need uued vedurid käiku saavad, siis need tempod kiirenevad ja võib-olla ka on
sealsete korterite hinnad suhteliselt soodsad, see on siis on niimoodi, et sul on veel 3 minutit aega, aga sul on pealgi, et ka tulevikuprognoos. Aastaks oli nii ja ütle nüüd, mis tulevikuprognoos on ära, sellest muidu me sinna jõuame. Jah, tulevikuprognoosist vast nii palju, et seoses palkade tõusuga, mis on erasektoris toimub ja härra Ott rääkis oma meeldivast vallast, mis minu lapsepõlve Lihula valla kõrval asub ja nad on koopereerinud mingil määral koolide säilimise osas. Ja siis, kuna globaalselt prognoosiga tegeleb härra Mangi isiklikult, siis jätame selle rohkem tema peale. Aga vale see veel siin graafik tagasi, võib-olla eestlasi oli, tähendab, oli alla 900 000, kui palju siis ikkagi aastal 2000. Paneme see, väga õige. See võib õige olla, aga see on sinu hinnang. Jah, nii et eestlaste arv Eestimaal on sellisena püsinud, siis teiseks on näha, mida tumedam, seal on eestlasi rohkem, nii et Soome, Inglismaa, no emake Venemaa vana arvu järgi, Austraalia ja USA, need on siis paadipõgenikud ja Euroopas on nende tasemele jõudnud ka Euroopa arenenum osa. Ja lõpuks prognoos ideaal-Eesti, kui nüüd need reformid midagi ei muuda, oleks selline. Aga jõuame kunagi miljonini ka või jõua? Tuleb pingutada ja ma toon isikliku näite. Mul on 5 last, 3 vanemat tütart, nendel on 7 lapselast, loen kokku. Kaastumise piir on olemas. 2,1 kuni 2,3 on naise kohta. Aga poeg ja noorem tütar ei ole lapsi muretsinud ega abielanud ka veel, nii et nad on nagu selle mitte kõige soodsama maevooluga kaasa. Kas on rohkem vaata, kui hea Eesti arenguprogramm on seal, mis igale osaleb? Nii, kasutame.